ülikoolilise praegu söögi valmistamise ajal mulle meeldib kohe veidikene veini rüübata. Eks ole, Sein? Kas pole tõsi, et õhtusöögi valmistades tavatsen ma ikka paar klaasi veini rüübata? Vanasti ma veini üldse ei olnud. See oli näite Millandra, kes mulle seda õpetas. Ta ütles, et mammi, rummi koolaga ei joo tänapäeval enam keegi. Nüüd joovad kõik veini. Lapsed. No jah, nemad teavad ju küll kõike. Kas tead, nüüd ma olen neist lahti neist oma lastest. Meite Millandra, tema elab oma sõbratare Sharon Louise'i juures ja meie Brian kööpis metsalaagris. Ma ütlesin talle küll, et Brian, pojake, no kui sa just tõesti laagrielu tahad, siis kas see võiks... On see seks veidi ülehinnatud? Noh, nii nagu Sainsbury kaubamaja. Vaata, seal pole midagi muud kui üks trüügimine ja nügimine ja lõpuks tuled sealt välja ja polegi nagu midagi erilist saanud. Noh, muidugi see oleks kindlasti teistmoodi, kui ma oleks sündinud järgmises põlvkonnas, mitte Millandra generatsioonis, sest nemad avastasid selle, selle kliitori. Vaata, kliitori ajastu lapsed, nagu ma neid kutsun. Vaata, kui mina olin tüdruk, siis meie ajal polnud küll keegi sellest kliitorist midagi kuulnud. Meie ajal teadsid kõik, et see käibki nii. Välja, sisse, ise käega katsud sisse. Ja siis pärast lahvatavad kõik taevatähed põlema ja kõik see maa ja taevas hakkab vappuma. Noh, ainus asi, mis minul vappuma hakkas, oli voodi peales. Aga noh, vaata, see oli kõik sellepärast, et see kliitor oli sellel ajal veel avastamata. Vaata, noh, tegelikult oli ta muidugi seal olemas, ikka oli, aga vaata, reaalselt. Noh, oli nii nagu Ameerika oli enne ja penitsiliin, aga vaata, aga tegelikult ei ole ükski asi enne olemas, kui ta on avastatud. Issand, mul on süda. Need reisipalaviku vastased tabletid ei aita mitte üks raas. Ma olen neid juba 4 tükki alla neelanud, aga ikka on mul veel süda paha. Jumal küll, palun teed, nii hästi läks. Nii, pass, piletid, raha, pass, piletid, raha, pass. Kas tead, ma sain endale õige päris passi. Ei tea midagi sööli. Võib-olla on see millegi algus. Tänavu Kreeka, järgmisel aastal kogu maailm. Oh, issand, pass, piletid, raha. Kui ma oleksin talle rääkinud, siis ta oleks mu kindlasti ümber läinud. Ja, ma tean, küllap ta juba oleks leidnud mõne nõksu. Ta oleks rääkinud nii, et ma oleks hakanud endast süüdlasena tundma. Süüdlasena. Oota, kas ma siis ennast praegu juba küllap süüdlasena ei tundma? Oh, issand. Ma tean, kallis jumal. Ma tean, et ma olen jumal. Ma tean, et ma pean selle eest maksma. Aga siis, kui ma tagasi tulen. Kallis, armas, jumal, palun, ära sunni mind maksma nende 2 nädala jooksul. Palun. Vaata palun, et meie Millandraga mingit õnnetust ei juhtuks ja et Brianiga ka mingit pahandust ei tuleks, et Joe'ga ka kõik korras oleks. Palun. Oh, jumal küll. 3 nädalat olen ma siin salaja pesnud ja triikinud ja kogu selleks 8 nädalaks toidu valmis küpsetanud. Kogu selle asu on seal külmkapis. Mu ema tuleb siia, sulatab selle üles ja teeb soojaks. Kui mul natukenegi õnne oleks, siis äkki ta ei märkagi, et mind siin ei ole. Nojah, muidugi ma pean talle kirjakese jätma. Läksin Kreekasse, tagasi olen 2 nädala pärast. Ai jumal, sa oleks pidanud talle rääkima. No sa oleks pidanud talle rääkima, Shirley, sa tohvakas tüdruk. Aga kuidas ma sain talle rääkida ja siis veel kindel olla, et ma tõesti sõidan? Ja üleüldse, mõtle nendele praekartulitele ja härjasilmadele. Mõtle. Vaata, selle põhjal
ajal ma tegelikult ju otsuse tegingi. Vaata, ma praadisin need praekartulid nii kenasti kuldpruuniks õliga ja härja silmad said tegelikult päris oivalised, aga tema lihtsalt istub ja ei tee mitte teist nägugi, et nuga ja kahvlit pihku võtta. Ta lihtsalt istub seal teise pool lauda ja vahib seda taldrikut sellise surmtusise näoga, nagu võiks seal peituda elu mõte. Kuidas on? Pole viga? Ah, ole vaitsei, ma ei räägi sinuga enam mitte kunagi. Nii, kohver on pakitud, pass, piletid, raha, pass, piletid, raha. Tšein tuleb mulle kell 4 järele. 20 minutit 3 peale.